siis kallid kuulajad, mina olen 9. klassi õpilane Sander ja minuga koos on 9. klassi Joosep. ja meiega külas on Sergei, a.k.a. Serks. Joo. Ja ega siis midagi ei ole, asume otse asja kallale. Räägime natukene, kuidas siis sündis mõte luua Change Creative Lab või Change Muss, mis oli esialgne eesmärk? Tegelikult esialgne eesmärk oli lihtsalt sõpradega teha midagi koos lõbusat, sest kui ma sain 25 vist või, siis ma tundsin, et ma olin saavutanud oma karjääri tipu, aga midagi oli hinges ikka veel puudu, sest tegid seda karjääri, on ju, jõudsid sind lõppu, mõtlesin, mis siis edasi. Et see ei olnud nagu päris see, aga õnneks tüüp, kellega ma koos töötasin Äripäevas, oli turundusjuht Marko, ma olin ise müügijuht, et me tegime päris palju koostööd. Ja siis ta kutsus mind põhimõtteliselt oma punti, Change. See oli sellel ajal see siuke, et see võiks olla, et ma ei tea, lihtsalt nimetame kuidagi. Et nad olid juba teise tüübiga Egoniga, kes nüüd on juba läinud natuke oma teed, aga ma arvan, et tuleb tagasi, klassik. Et meil on siuke punt nagu Change, et teeme mingit asja koos, korraldame siin väikselt festivale ja esinemisi ja ise on ka tegelikult artist, ma kuhu juba olnud juba 10+ aastat nüüd, kui ma ei eksi. Ja siis mõtlesin, et okei. Et siis me tegime vahepeal mussi, käisime Stutis, tuttusime mingite suguste artistidega, aga esimene asi, mis me Change'is hakkasime tegema, ma päris esimeses osas ei võtnud osa, aga Change React, mis me tegime siis nüüd juba 4 aastat teeme, põhimõtteliselt siis YouTube'is on siuke channel, Change, kus me teeme Change Reacti, muidugi ka reliisime selle channeli alt ka muusikat, aga me siis põhimõtteliselt tegime on see, et reageerisime Eesti uuele muusikale. Tahtsime ka Ameerika või välismaa mussi kuulata, ma enamasti kuulan välismaa mussi, aga see on, YouTube'is on sellega jama, et ei saa, pannakse kohe cancel. Ja siis mõtlesin, okei, kuulame Eesti mussi. Ja nüüd siis 4 aastat teeme, jah, nagu ma enne mainisin, ja peale seda, teine asi, mis me tegime, tegelikult Maakuu ja oma sõpradega sellel ajal Change'is nad tegid lihtsalt esinesid, aga me mõtlesime, et kuulge, teeme nagu päris festivali, et mäletan viimane festival enne seda ametlikku, see oli lihtsalt sõprade seas, oli vist mingi 40 inimest, siis mõtlesin, mis siis, kui me teeme päris asja, kutsume päris artistid Raplasse, et Raplas väga midagi ei toimu, noored ei tee, et kuidas me hoiaksime Raplat nagu elusana nii-öelda. Et davai, teeme päris festivali ja siis meil oli valida, kas me kutsume Prodigy Boys, kas me kutsume Kavi, nüüd on Kevin, kas me kutsume Pluto, kas me kutsume Margiela või kes seal veel oli. Ja siis mõtlesin, teate, et kutsume kõik, et Savi, mis seal ikka, siis mõtlesime, et me kutsume kõik, Sam oli ka. Ja me kutsusime kõik ja nad tulid, olid nõus, suht lambi koht nagu Rapla. Ma ei tea, kuidas nad nõus üldse olid. Siis oli see, et okei, meil tulevad artistid, nendele tuleb raha maksta. Meil on vaja actually osta normaalne tehnika ja selleks meil on vaja nagu raha. Et mina olin müügijuht, seega mul oli natukene müügikogemust, ma olin nagu Eesti juhtidega harjunud rääkima juba. Siis me hakkasime lihtsalt helistama Raplamaa juhtidele, ja muidugi kirjutasime ka projekte Rapla valda, et ka riik annaks mingit toetust. Esimene festival me saime kokku 15 000 euri, kui ma eksi. Me jäime isegi natuke plussi ja kõik läks väga hästi, et see raha saamine oli omamoodi lihtsalt, see oli next level. Me ühe ettevõtja juurde läksime raha küsima, põllumehed, Raplamaal on ju hästi palju põllumehi. Üks oli mingisugune MTÜ, mis tegeleb seemendamisega nagu, et paljundab lehmasid. Nendega me ei saanudki ühendust, siis mingi tüüp, kes, ma ei mäletagi, mis ta tegi, ka põllumees, toimetas, siis läksime temaga, saime kokku ja ta ei tahtnud meile niisama raha anda. Aga ta kutsus millegipärast, meid oma mõisa juurde, mis ta just ostis. Ja siis ütles, et kuulge, mul on vaja siin mingit lehti riisuda, nagu ma ei tea, mitu hektarit maad ja mingit kive tassida. Siis ma ütlesin talle, et davai, Hanno, Savi, me riisume sul ära, sa annad meile 7 sotti või 1000 või palju ta meile andis, ütles okei, lööme käed.
ja siis me riisusime, käisime 3 nädalavahetust mingi Change'i pundiga seal, ma isegi võtsin oma venna kaasa ja noh, põhimõtteliselt käisime, riisusime tal seal ja siis ta andis meile lõpuks, ma ei mäleta, kui palju ta meile raha andis, nii palju on möödas. Ja siis põhimõtteliselt, no seal oli veel huvitavaid kogemusi, aga jah, saime selle raha kokku, festivali korraldasime ära, ülinais, nagu vist saime, palju me saime, 200 pluss inimest tuli kohale või 300 isegi, ma ei mäleta. Raplasse, seal ei olnud majutust, mitte midagi, ehk siis inimesed, kes tulid, pidid kas magama autos, ma isegi ei tea, kus nad läksid, kas nad läksid tagasi koju öösel. Aga jah, see õnnestus. Siis mõtlesin, et okei, päris lahe, et teeme selle teise ära ka nüüd. Aga teisega meil tuli siuke idee, et me võiksime, kuna meil on ka Change React, eks me võiksime need kombineerida, ehk siis meil tulevad päris artistid, aga me kutsume ka nagu, või teeme siukse vooru läbi Change Reacti, kus saadetakse meile mussi, me siis teeme siukse lõppsaate, mäletan, seal oli Saucy, Judo Boys, seal oli mina, Tito, Maagu ja keegi oli veel vist. Ja siis me hääletasime, et kes võiks noortest artistidest saada suurte artistidega samal lavale põhimõtteliselt. Ja sealt tuligi välja, see oli esimene aasta, tegelikult see oli esimesel aastal juba vist ma isegi enam ei mäleta, aga me tegime selle ja lavale sai Kiki, ma tean, et ta võitis Kiki, Outsi ja Aarem. Aarem on välismaa artist, kes teeb siukest nagu tümmi rohkem. Ja mõtlesime, et okei, teeme midagi lahedat ja me kutsusime nad stuudiosse ja igaüks tegi ühe loo seal stuudios. Tegelikult kõigile tegime ka muusikavideo, mis läks päris hästi käima ja siis me saime aru, et ja sealt sündis ka tegelikult Creative Lab. Et kuule, mitte keegi väga ei tee siukest asja, et kutsub noored stuudiosse ja teevad koha peal lood valmis ja teevad neile ka muusikavideo valmis. Ja mõtlesin, et okei, proovime ära, teeme nagu päris asja. Siis me tegime, vist kõige esimene oligi selle Kiki, Outsi ja Aaremiga, siis 6 kuud hiljem me tegime veel, millest nüüd tuli välja meil ka album, milles on 2 maailma vahel, 7 lugu, ma ise olin ka seal lugude peal, ja me tegime sellel ajal 10 lugu 3 päeva jooksul, nagu päris demod. Ja 12 lugu vist ja ja sinna albumile läks 7 lugu, mis olid nagu täitsa valmis, miksitud, masterdatud ja ühele loole, mille nimi on Ei näe, kus on siis Maagu ja Saucy, sinna tegime ka muusikavideo. Ja siis meil just oli 30 oktoober kuni 1. november oli meil nüüd järgmine, kus oli mentoriks oli Margiela, kes tuli ise kohale, mentordas. Väga haige tüüp, see on lihtsalt multitalent. Ta aitas mul leida minu enda hääle vist 50 minutiga või. Sest tihtipeale, mis ka mikri ees artistid tegid, on see, et kui sa räägid, on sul siuke nagu oma hääl, aga kui sa hakkasid laulma, siis hakkas mingid kriiskamised, mingisugused, ma ei tea, mingid teised asjad üldse välja tulema. Ja see, kuidas ta mind aitas, et see oli väga huvitav ja ta aitas videograafil, aitas muusika, et kuule, mul on üks idee, tegi mingi 5 sekundi, ma ei tea, siis maagiat seal, et väga huvitav. Jah, et Creative Lab on meil niimoodi sündinud, lihtsalt tegime polli ja kuidagi asjad, ma ei tea, kas mingi asi oli retrokraadis, aga midagi juhtus lihtsalt, et jah. Et asjad läksid lõbust väga kiiresti tõsiseks. Aga tegelikult ma ei teagi, kui ma teen Change'i asju, ma võtan selles mõttes tõsiselt, et me oleme nüüd nagu päris punt, meil on nüüd päris tiim, et mina ja Maagu oleme nüüd, selles mõttes me oleme fossiilid, sest me oleme, Maagu on juba 30+, mina olen ka kohe 30, aga meil on tüübid, on Brian, kes on 17, tema teeb videograaf, ta on nagu päris hästi teeb juba asju, et siis meil tuli just Oskar, kes ka tegelikult on nüüd Big Oss, ta on DJ, ja Stefan, kes siis nüüd just hiljuti, eelmine nädal meil ühines, kõik on 10 poisid, et sealt 17-18, et juba panevad hullu, et väga tublid, et jah, et meil ikkagi, selles mõttes meil on väga fun, aga me teeme nüüd päris tõsiselt, et järgmine aasta ongi eesmärk, et me hakkame nagu päris raha alla saama, nii et mina teen ja kõik me teeme 100% ainult Change'i, et see on nagu eesmärk. Aga kuidas sa siis näed kunstimaastiku olukorda Eestis praegu? Ja mis on valdkonna suurimad väljakutsed? See on hea küsimus, sellepärast, et
ma ei teagi nüüd, suve paiku vist isegi või. Kuna me see suvi ei korraldanud festivali, me korraldame nüüd järgmine nädalavahetuseks, teeme Winterfesti. Aga me suvel rääkisime, et Eesti, nagu kui me räägime hip-hopist, siis on nii-öelda, nimetame seda hapukurgi hooajaks. Ehk siis nagu suht nagu väga midagi ei lasta välja, mingid üksikud artistid. Ja ma tean, et Triibu Pasta on saanud nagu, sai väga edukaks ja ma tean, et nüüd siin Maxi Klišeerik, et selline nagu klubimuss on saanud populaarseks. Aga hip-hop natukene jäi varju, et 372 Kasparil tuli välja siuke produalbum ja ma arvan, et sellest hetkest sellel aastal hakkas nagu hip-hopi maastikul nagu päris põnev, sest see on siuke esimene päris produalbum, näiteks Cole Bennett, kes teeb seal Lyrical Lemonade'i YouTube'is. Et see on selline nagu produalbum, ta kutsub artist, tal on mingi projekt, ta kutsub artistid ja ta teeb muusikavideod, et noh, tal on mingi oma nägemus. Et see on päris cool. Ja nüüd just eelmine nädal käisime, või see oli üle-eelmine või, Onyxi produtsendi selline esmaesitlus, siuke kinnine siis üritus. Et tuli ka produalbum, et Tuhmunud, siis selle albumi nimi. Ja ma näen, et sellest hetkest nüüd hakkab Eesti asjad, ma tean veel palju infot, mida ma ei tohi tegelikult välja öelda, aga ma arvan, et hip-hopi maastikul nüüd hakkab elu pihta. Et ma arvan, et on väga lahe. Aga kui rääkida kunstnikest, siis minu jaoks on üks Eesti artist nagu Pluto, kes on, ta ei ole enam minu jaoks artist, vot see on nagu minu jaoks tõeline kunstnik. Et ma arvan, et tema ja näiteks ka Margiela ja nüüd siuke artist nagu Divo, ma arvan, et Margiela ja Pluto kindlasti hoida silmad lahti, ma arvan, nad hakkavad väga huvitavaid asju tegema. Ja et ma arvan, et nüüd on hip-hop ja kuna me ise ka, et me ise hakkame, et ma tahan ka nüüd debüüti teha mingi aeg ja ma arvan, et me hakkame Change'ina veel, ma arvan, et me Change'ina oleme 5 aasta jooksul, mitte ainult Eestis, ma arvan, me oleme nagu rahvusvaheliselt päris kõrgel, et mina olen ma arvan, mida mina Change'i tõin, ongi selline delusion, ehk siis sa pead artistina olema veits delusional, sest sa pead unistama päris kõrgelt ja sa ei tohi nagu karta backlash'i, ehk siis keegi ütleb sulle, et see, mis sa teed, on saast nagu lõpeta ära. Et päris palju artiste, kellel on niimoodi räägitud ja näiteks, ma ei mäleta, mis selle Russi raamatu nimi oli, aga ta rääkis seal ka, et sa pead olema delusional artistina, et tihtipeale inimesed ei tea, nad ei tea seda, mida sina tead. Et Margiela ütles ka, et nagu tema teab, et tal on põhimõtteliselt juba 10 albumit, mida ta töötab mitme albumi kallal samal ajal, ja tema teab, kus ta tahab jõuda, et need inimesed ei tea. Ja siis tal oli siuke album nagu Ilus päev surra, kus ta sõbrad ütlesid talle, et nagu teeme, et see lugu jätta välja ja see. Aga siis, kui see album välja tuli, siis sõbrad said aru, et okei, nüüd nad näevad seda visiooni, sest ainult artist päriselt näeb seda, mis ta tahab nagu luua. Et need teised inimesed, tore on, kui sul on sinu ümber on inimesed, kes ütlevad sulle, et see on hea, see on jama, aga jah, ei tasu liiga palju lasta teiste inimeste ütlustele enda visioonist üle olla, et ma arvan, et sa pead olema suht nagu hard ass, et sa ei lase mitte kellelegi endale öelda, et jah. Rääkisid ka Winterfestist, et ma vaatasin, et 12.12, et kes on seal need esinejad? Meil on niimoodi, et ma ei teagi, kas me oleme nüüd välja öelnud, aga peaesineja on Margiela, siis Sebateus on artist, kes esineb, siis Vedun, Outsi, siis olen mina, Maagu, et põhimõtteliselt mis me teeme on see, et me kutsume, Margiela on siis peaesineja, Seba, Vedun ja Outsi on siis sellised nii-öelda intermediate artistid ja siis need, kes olid seal Creative Labis, esimene Creative Lab, millel tuli see album välja, siis nemad esinevad, me teeme siis nii-öelda albumi esitust. Aga mõtlesime, et see albumi esitus ei oleks lihtsalt see, et me teeksime nagu, kuna me see suvi ei korraldanud festivali, siis ma tegelikult ma planeerisin üldse Austraaliasse kolida, aga sain aru, et see change asi ikka meil paistab, et me ei saa pausi teha, peame ikkagi nagu momentum on sees, ei tohi lasta momentumil raugeda. Et siis teeme selle Winterfesti ja põhimõtteliselt, kes seal olid, Artron, kes põhimõtteliselt ka tegi debüüti seal Change Festil, tähendab Creative Labis, siis on Noorfunk, Omen, kes on meie ametlik produ nüüd ka Change'i tiimis, siis Serks, mina, Maagu
kes meil seal veel olid, TM, kui ma jätan kellegi nime ütlemata, on päris kehv. Sauce'i muidugi, god damn. Et Sauce'i ja et siis teeme albumi esitluse ja siis peaesineja on Margiela. Et selline nagu, ma ütleks, et päris sisutihe festival tuleb, kuigi ta on niisugune minifestival, aga ta seal jah, päris palju. Ja siis DJ on B-Koss, kes on ka meie enda tiimis, et ta tahab siis ka nagu, teeb oma sette seal. Sa mainisid, et maastik on päris karm, on ju, et kõik kritiseerivad, aga samas on ka head sõbrad, kes räägivad, et mis on halb, mis on hea. Et mis on see, mis sind inspireerib nagu looma või siis mis peaks sind loomari inspireerima väga? Ma ütleksin, et ma tegelikult oleks tahtnud muusikat hakata palju varem tegema. Nagu ma olen juba isegi, kui me siin keskkoolis, siis me kuulasime hästi palju räppi nagu sõbraga, kes kolis nüüd Austraaliasse. Ja ma ei tea, võib-olla mingisugune hirm põruda oli suurem kui see potentsiaal, mis ma võib-olla endas nägin. Ma juba nägin unenägusid, kui ma olin 13, et ma olen laval. Ja nagu, ma ei tea, ma tundsin, et ma olen nii palju asju teinud, ma olen Ameerikas elanud, töötanud, ma tegelesin müügiga 10 aastat, aga ma ei tea, see oli cool, ma tegin müüki päris hästi ja ma olin tegelikult päris hea müügijuht, sest mulle räägiti ja ma oskasin väga hästi, ma olin ka hea coach, ma õppisin veits coachingut, mul oli oma coach, panin 1000 sinna alla. Et ma arvan, et võib-olla minu sõnum noortele tänapäeval on see, et nagu change got your back, selles mõttes, et meil nagu ma tunnen, et me oleme üks nendest platvormides ja meile väga meeldib aidata noortel olla see hüppelaud, näiteks Laute oli üks esineja, kes läbi selle nii-öelda siis hääletusvooru sai meile festivalile ja ma tunnen, et meie festival, vahepeal on see, et sa pead ka ennast poputama, et nagu stay humble, aga vahepeal peale endale ka ütlema, et damn, ma tegin ikka head tööd. Et Lauti oli, ma tunnen, me olime Lautile hüppelauaks oma festivalil näiteks ja ma arvan, et sa pead lihtsalt oma hirmudele vastu seisma, kui näiteks kõik ei peagi muusikat tegema nagu selles mõttes, et that's okei, aga üleüldse nagu noortele, et kui sul on mingisugune asi, nagu proovi, et sul on aega, sest ma tunnen, et mul on hea meel, et ma 20-ndates proovisin nii palju asju ja ma sain aru, sest minu arust kõige hullem asi on see, et kui sa ei tee seda ja hiljem kahetsed nagu mis oleks saanud, kui ma oleks teinud. Et ma olen teinud asju, mis ma olen nagu okei, see pole mulle. Aga vähemalt ma tean, ma ei hakka eluaeg tegema müüki, aga see nii-öelda, mis ma enda kohta õppisin, kui ma müügitööd tegin ja Ameerikas seiklesin, ma mäletan, istusin seal, tegin 12-13 tunnise tööpäev, oli 40+ kraadi, mäletan, üks päev oli lihtsalt nii raske, ma istusin äärekivi peal, lihtsalt nutsin, et kurat, ma tahan koju, aga ma ei läinud koju, ma tegin selle lõpuni ja ma tunnen, et sa pead lihtsalt, kui sul on mingine asi, lihtsalt proovi, nagu you never know. Et sa üllatad, kui paljuks sa oled võimeline, nagu see on crazy. Aga kui üks noor tahaks teie juurde tulla, tulge! Mida te ootaksite temalt või mis nõuded on ala tingimused? Aga sa mõtled nagu kui artistina või nagu meile tiimi? No ikka artistina. Algust on tulema noori, me teeme neid creative lab'e nüüd oleme teinud poole aasta tagant, aga paistab, et me teeme võib-olla iga kvartal. Me ei ole veel kindel, kes me veebruaris teeme, aga mai-aprill me teeme kindlasti ja meil on juba veel üks artist kutsutud, kes on artist-produ ja ka multitalent. Et me mõtleme, et me teeme kord poole aasta jooksul niimoodi, et me kutsume nagu täitsa võimsa artisti ja siis iga kvartal teeme nagu tavalist, aga 2 korda aastas iga poole aasta jooksul kutsume päris artisti. Et tulge Creative Labi. Et seal on muidugi väike tasu. Ma ei tea, mis järgmine veel tuleb. Võib-olla 30 € päev äkki või. Et arvestades sellega, kui kallid on stuudio hinnad, et te saate 3 päeva jooksul kindlasti mikri ette. Muidugi seal on see, et meil on mõned videograafid, meil on siis, aga millepärast on see, et kuigi meile Creative Labi tullakse, siis näiteks viimane Creative Lab, kõik videograafid ei filminud, nad lihtsalt olid mikri ees, mitte keegi ei filminud, et see on see huvitav energia, mis seal toimub, et meil oli 3 stationit ja kõik olid mikri ees. Kõik proovisid räppida, kõik proovisid laulda, mis iganes. Et see on nagu lahe, et me teeme, selles mõttes ma soovitan subscribe ida meie Change YouTube'i, ongi Change, mis me teeme Reacti, võite sinna alati tulla joinida,
et seal on ka Rae, on niisugune produ, kes teeb USA tuntud artistidega nagu koostööd, on meil chatis niisugused haiged vennad, et te võite lihtsalt tulla meile chati või teine on see, et tulge meile Creative Labi, mis me teeme nüüd, loodetavasti iga kvartal vaatab, ei anna veel pead. Siis mis me veel teeme, noh, meil on see Instagram, kus me teeme vahepeal mingisuguseid selliseid väikseid intervjuusid artistidega, me käime ise eventidel, et ma arvan jah, et otseselt kriteeriumid ei olegi, et lihtsalt aja ennast kohale, ole julge vajutada send nuppu meile näiteks Change Muss Instagrami või tule 19.30 iga teisipäev Change React, niisugusel kanalil nagu Change YouTube'is, et kirjuta meile chati ja tule meile Discordi ka. Ja Discordi puhul ma soovitan tulla Change Reactis, meil on seal see Discordi link, et minu teada Discordi saab tulla ainult läbi invitation'id, läbi kutse. Ei muud midagi, et nagu meil ei ole kriteeriumid, et jah. Ja sa enne mainisid ka, et 5-10 aasta pärast on siis, et Change võib üle Eesti olla juba või üle maailma, et kuidas see välja näeb, et kui tuleb üle maailma niisugune muusikakoht, et või inimesed, palju inimesi sinna umbes läheb või kas see oleks ikkagi nagu Eestis see peakoht või kuskile mujale riikidesse peaks veel tegema mingeid jaamu ja asju? Jah, mu visioon, kõiki salaasju ei saa öelda välja. Mulle meeldib, mida ma õppisin, kui ma olin juht, on see, et work in silence, let the noise be the success, et niikuinii 95% sellest, mida me teeme, nagu inimesed ei näegi, aga visioon oleks see, et muidugi alguses Eesti maastikul ma näen, et meil on juba nagu oma community ja nüüd, kes on ka Pluto manager, kes on Helixi stuudios, shout out to Helix stuudio, et tema rääkis, et praegu on üldse sel muusikamaastikul niisugune trend, nagu mina tean trendist mitte midagi. Mul oli TikToki. Ma tegin ühe TikToki video, kustasin TikToki ära, sest ma saan aru, et ma olen liiga boomer selle jaoks. Aga ta ütles seda, et praegu on niisugune trend nagu superfännid. Ja meil on Change'ina kujunenud tohutult palju superfänne, mille üle me oleme väga tänulikud. Ja see annab meile indu ja jõudu ja viitsimist seda veel edasi teha. Ja ma arvan, et järgmine aasta nähakse meid ka suuremal maastikul. Praegu me oleme rohkem tuntud võib-olla hip-hopi maastikul. Ja ma tahaks ikkagi, et meie HQ ja peakontor oleks ikkagi Eestis. Ja ma tahan, et see jääks ka Eestisse, sest et Eesti on nii väike riik, et kuidas me veel nagu jääme maailmas silma, et ma tean, on ju, et Bolt teeb suuri asju ja tegelikult Eesti vist, nagu ma aru sain, per capita on number 1 riik maailmas, kes toodab nii-öelda unicorn ehk siis miljardi ettevõtteid. Et raha ei ole kõige tähtsam, aga päris lahe oleks olla niisugune muusikaleibel, et raha peale ma mõtlegi, kui saab miljard, las olla miljard, aga jah, et üle terve maailma. Et me juba vaatame, et võiks ühe Soome stuudioga koostööd teha. Väiksed mõtted on. Eks neis. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele, et kas kontoreid mujale, võib-olla tõesti, aga ma ei tea, ma tahaks, et Eesti oleks ikka see kõige peamine koht. Õige Eesti ikka peab olema see top 1, võiks olla ikkagi tulevikus ikka kõrgemal, et lähed Ameerikasse, siis on keegi tunne, mis koht Eesti on või midagi, et tulevikus võiks ikka olla, et see on Eesti, ma tean küll, see on mingi muusikamaastik või tehnoloogia või midagi sellist, see oleks päris hea. Jaa, no tegelikult Eesti tuntakse nüüd tänu Ari Matile, sest tema on ju nüüd nii-öelda comedian või teeb komöödiat ja tänu temale tuntakse nüüd natuke Eestit, aga muusikamaastikul tahaks meie olla need, kes nagu, et võib-olla see on niisugune nagu mingisugune drive sees, et niisugune competition, et ta tahaks olla ikkagi nagu number 1 ja see oleks lahe, aga eelkõige ma tahaks jah ikkagi nagu aidata alguses nagu samm-sammu haaval tahaks aidata Eestis noori, et sest ma olen avastanud, ma tegelikult enne kui ma Change'iga ühinesin, ma ei kuulanud üldse Eesti muusika, ma arvasin, et Eesti muusika on saast, aga ma sain aru, et nagu Eestis on nii palju talente peidus, lihtsalt on avastamise küsimus ja lihtsalt on muusika tegemise küsimus, et nagu praegu just tuli välja, ma ei tea, kas te olete oma Spotify Wrap vaadanud, Raadio 2 just räägiti ka seda, et Bad Bunny on tegelikult maailmas number 1 Spotify's praegu.
ei ole Drake, ei ole mingisugused teised vennad, just Taylor Swift oli, aga enam ka tema. Et mina näen eesti keelel samasugust potentsiaali nagu hispaania keelel olla tegelikult väga ilus keel, väga selline mõmise, niisugune meloodiline ja ma näen Eesti potentsiaali. Ma näen seda potentsiaali, ma usun sellesse ja ma arvan, et kui ma saan olla kuidagi abiks selle tõstatamisel, et ka maailmaskeenesse, see oleks ülilahe. No väga tore kuulda. Aga mis on siis Change muusikaga kõige suurem raskus olnud, kui seda võib siis öelda üldse? Muidugi raskusi on olnud. Meil oli korralik keskeakriis eelmine aasta, sest mina tahtsin Austraaliasse kolida, Maakuu sai isaks ja meie kolmas tüüp, ta läks nüüd oma teed üldse. Ehk siis me olime suht lagunemise äärel. Me mõtlesime, et kas me jätkame seda edasi või mitte. Ja mingisugune säde sees ikka käis, et mõtlesime, et sest põhimõtteliselt me olime suht siukse, ma ütleksin, et mitte väga kaugel, et nii-öelda putka kinni panna, aga siis meid 372 Kaspar kutsus meid oma selle nii-öelda kinnisele üritusele, et me filmiksime ja teeksime sellest mingisuguse väikse saate. Siis Reket on meid märganud, Genka on meid märganud ja me tundsime, et me oli meil võib-olla liiga oluline lüli noortele või selline platvorm ja tegelikult ka enda see nälg, et ma ikkagi tahaks olla, ma näen ennast nagu tippartistina, ma tahaks muuta 1,5 miljardi inimese elu ja kõik need delusional asjad, mis mu sees käivad läbi võib-olla, et ma tunnen, et üldse meestena on väga raske ennast avada ja olla haavatav, aga ma tunnen, et muusika on ainukene kanal, kus ma julgen seda teha võib-olla. Ja ma arvan, et kui ka tegelikult kahjuks on ka suitsiid päris siuke valus teema maailmas, siis ma tunnen, et noored vajavad abi ja varem oli see, et äkki keegi teeb, aga nüüd ma tunnen, et aga miks ma ootan, et keegi teine teeks, äkki on see aeg, kus me peaks nagu asjad enda kätesse võtma ja teeme, et kui keegi teine veel teeb, väga cool, competition on ainult tervislik, aga me ei saa jääda lootma, et keegi teine teeb, sest ma tunnen, et see meie generatsioon on see vahelüli, mis ma aitab, kus ma arvan, see on nii oluline lüli, et aidata järgmisel generatsioonil ja generatsioonidel olla see mingisugune selline väike hüppelaud üleüldiselt. Et jah, see oli selline raskus ja ma arvan, et ma olen selle raskuse ületanud. Õnneks on meil ka Brian tiimis, Oskar tiimis, Stefan ja ka Tõnis. Ma näen, et meil on nagu päris tiim meie ümber ja noored, kes nagu vaatavad meie poole mingil määral natuke alt ülesse, et me ei saa neilt alt vedada ja tegelikult tahaks ise ka juba hakata vaikselt, et ei viitsi enam nagu seda 9 to 5 teha, et tahaks nagu päris asja hakata tegema, et panna kõik muusikasse. Et me oleme selle muusikamaastikuga nii seotud, et ei taha kedagi alt vedada ka enam, et nüüd on juba asi nii südamelähedane, et ei saa nagu lahti lasta, et nüüd järgmine koht, kui ma Change'ist lähen, on pensionile, nagu ma ei taha mujale minna. Aga kas on see Eesti kuulsus, kas inimesed tunnevad siin tänaval ka ära, et sina? Mulle meeldib olla rohkem low-key. Ma väga naudin sellist ma ei kujuta ette, kui ma ei saaks normaalselt poes käia, et vahepeal harva on ära tuntud, nagu meid tunnevad ära kuulsused, aga siuke tavainimene, mina isiklikult Markot Maakuud tuntakse ära küll juba, aga mina veel nii tuntud ei ole ja mulle meeldib olla low-key, mulle meeldib olla pigem siuke backgroundil tagataustal tüüp. Aga kui see kuulsus tuleb, siis tuleb. Joe Rogan rääkis väga hästi seda, et kõige hullem asi, mis noorega saab juhtuda, on see, et paugu pealt sa saad kuulsaks, sest see muudab päeva pealt su elu täielikult. Aga mis temale meeldis, tema kuulsuse puhul on see, et see on siuke gradual, rahulikult, et siis sa nagu elad vaikselt sellesse ellu sisse ja ma loodan, et mul tuleb ka, kui hakatakse ära tundma, võib-olla tuntaksegi ära, aga Margiela näiteks ütles seda, et teda tuntakse ära, aga eestlane ei ole see, et nagu oh my god, Margiela, jee. Et tema on pigem siuke tagasi, kuule, see on Margiela või siis kõnnivad mööda. Et mina ise olen ka, kui ma näen kuulsust, ma ei lähe tema juurde, oh my god, ma tahan su kirjuta mulle särgi peale oma allkiri. Ma olen pigem see, et las ta olla, et nagu ma ei taha ta tüütada.
ja ma arvan, et ka teised inimesed on sellised, võib-olla kui meid juba tuntakse ära, siis äkki inimesed arvavad, et nad tüütavad meid, mis tegelikult ei ole tõsi. et mul oleks väga hea meel, mind on ära tuntud ja mul on ülihea meel olnud just, kui me festivali korraldasime, et sellega tunti ära, see oli ülikool, väga-väga veider tunne. et jah, kuigi meid ära tuntakse, muidugi tulge ja rääkige ja tegelikult on, selles mõttes tuntakse ära küll, et lähed sõbraga välja, siis ta kutsub mingi omad sõbrad, järsku mingi 10 vendas ümber, mis on ülikool, ma jällegi, võib-olla vahepeal ei jõua kohale, aga see on nii veider tunne, see on lahe tunne, aga ma vahepeal tunnen, et mul pole ikka veel kohale jõudnud, mis me teeme tegelikult, et see on jah, see on väga huvitav. ja et hetkedest rääkides, siis mis on nagu Change'i ajaloos kõige meeldejäävam või siis nagu parem hetk, mis teil on olnud? Parim hetk Neid hetki on nii palju, ma arvan, et see esimene festival, kui meil see õnnestus, sest ma arvan, et see äratas meis kõigis midagi enamat, et me saime aru, et vau, et me oleme võimelised midagi looma, sest ma arvan, et sealt sellest festivali korraldamisest me saime 15 000, saime rahastust, me saime mingi ülitehnika, mingid kuulsused tulid. Sellel hetkel võib-olla mõni võis mõelda pommiauku Raplasse, mis Raplas üldse toimub. Ja ma tunnen, et sest me kaasasime ka kohalikke ettevõtjaid, kes nägid meis, me kaasasime valda, ehk siis selline võib-olla esimene tõeline edukuse tunne, sest ma olen edu saavutanud ka varasemalt müügis, tohutuid, võib-olla suuremaidki asju, kui vaadata nagu rahaliselt ja numbriliselt, aga see, et ma saavutasin midagi asjas, mis mulle päriselt nagu hinge täitis, ütleme niimoodi, et muusika on ainukene asi, mis mu hinge täidab. Et siis ma ütleksin, et neid on kindlasti veel, aga see jah, Change'i poole pealt. Isiklik ma ütleksin võib-olla Creative Lab, sest ma sain esimest korda oma võib-olla häälelõõrid lahti ja sain proovida nagu asja teha, mida ma kartsin 10 aastaid, võib-olla 10 aastat vähemalt. Et kartsin nagu oma häält avada, et see kindlasti Creative Live'i puhul, et need 2 asja, jah. Et selline huvitav, ma arvan, et neid asju tuleb veel ja väga crazy tunne oli siis, kui ma istusin Genkaga sama laual, kui ma olin raadios, et see oli väga, väga veidra tunne. Et oli küll siuke tunne iga kord, wow, aga nagu ma ei julgenud või nagu see on nii huvitav, et me oleme nii palju kuulsusi näinud, et vahepeal tundub see nagu enesestmõistetav, et see on jällegi nii veider tunne, et sa räägid Plutoga, surusid Plutoga kätt, sa oled Margielaga stutis, teed mingit cool asja, ta õpetab sind reaalselt su häält kasutama. What the hell. Et jah, siuksed on ka veidrad tunned, aga ma arvan, neid tuleb veel. Aga minu küsimus teile ka, et te olete nüüd muusikaklassi podcastideta, mis teie enda visioon on, et miks te podcasti hakkasite tegema? Ma arvan, et Eestis ei ole väga suur see podcasti maailm ja üldsegi, et Eesti kultuurist midagi teada, selle kindlaid inimesi teadma ja kindlaid asja kohtades käima. Et lihtsalt kuskil mingi podcast tööle panna ja õppida meie kultuurist ja mis praegu meie ümber toimub. Et see tundub kõige lihtsam ja kõige nagu mugavam viis. Jah, see on nagu respekt teile, et julgete sükst asja teha, see on cool, et mul tundub, et podcast on täitsa teema, näiteks mul ei ole endal telekat olnud vist mingi 5+ aastat ja mina tarbin meediat läbi podcastide, ma vaatan igasuguseid äripodcaste ja ma tegelikult oma tööna ma sõidan taksot üldse, et see on see, mis mu raha sisse toob ja ma kuulan hästi-hästi palju podcaste ja mulle tundub, et see podcast on omamoodi muutunud veits siukseks nagu ka lausa uudiste teemaks, et ma õpin podcastidest väga palju, et see on väga cool ja ma loodan, et ka kallid vaatajad, kaamera on seal, said ka siit midagi huvitavat, mingit inspireerivat, et ja mis seal veel, ega muud midagi, noh, väga ei oskagi, aga kaua te arvate, et see podcast teil siis püsib? Üritame siis üle 6 kuu saada. Muidugi. Aga te tahategi nagu rohkem niimoodi külalisi kutsuda ka? Jah, ikka. Okei. On teil järgmine külaline juba valmis või? Nii kaugele pole veel jõudnud. Ma võin kupatada teile Marko siia, sest tuleb üksinda, ta on ka jäppija, ta võib
ja ta on tegelikult üle 10 aasta artist olnud, et mina ka näiteks Change'is olen see coach, sest mõne artisti puhul, mille otsa ta kukub, on see, et ta arvab, et kui laseb esimese albumi välja, siis ta kohe blow up'ib. Et nagu see ei pruugi olla. Marko on teinud üle 10 aasta mussi ja ta alles nüüd hakkab, mul tundub, et mul tundub, et ta on alles nüüd oma selle päris hääle leidnud, et see võib võtta aega ja ma arvan, et tal oleks ka päris põnev teile rääkida. Et vaatab, kas ta... Aga teil on plaanis teha nagu kord kuus või ei ole nii kaugele mõelnud veel? Nii kaugele veel olen mõelnud, aga no idee poolest võiks. Muidugi, aga väga lahe, aitäh, et te mind kutsusite. Jah, väga tore, et tulite.